ja siis see mobiilimast on siin, see levi on siiamaani, mina olen siin, mobiilimast on siin ja siis see koordinaat siin. Ega nemad ei tea, kus ma olen. Nad teavad, kus mast on. Ja siis selle masti koordinaat ongi minu koordinaat. Niimoodi öeldakse, kus ma olen. See on ju ebatäpne. Palju ta siis eksida võib, ütleme keskmiselt sedasi? Täpselt, et linnas on see kuskil 500 meetrit. Vanalinnas on see kuskil 100 meetrit. Metsas? Päris metsas on see võib-olla pluss miinus 35 kilomeetrit. Pole päris hea, aga nii ongi. Et sõltub, kus sa oled ja see oli see, kuhu ka Regioga me 12 aastat tagasi läksime, et see ei ole piisavalt hea. Aga on olemas veel üks nipp, kuidas saab, et saab mõõta ka minu kaugust mastist. Ja siis saab siukse rõnga. Ja selle rõnga paksus on 500 meetrit kuni 1 kilomeetrit. Siis me saame siukse ringi. Aga mobiilivõrk on üles ehitatud niimoodi, et enamik maste töötavad siukse 3 sektoriga. Ja tulemusena ma saan anda siukse banaaniks, nimetame seda. Ja banaan on juba palju täpsem kui siukene suur ring või rõngas. Aga noh, täpselt samamoodi maal võib see olla kuni 35 kilomeetri kaugusel ja linnas, ja kui ma olen päris vanalinnas, siis ma tegelikult saan siukse kolmnurgakese, mille üks kaugus võib olla ainult 100 meetrit. Aga 100 meetrit näiteks lähima pitsa otsimiseks või lähima kina ostmiseks on rohkem küll. Väga hästi töötab. Ja täpselt samamoodi see 100 meetrit, kui on mul siuke ring, täiesti hästi töötab. Ei ole üldse midagi paremat vaja. Ja praktikas see ongi see, kuidas mobiilivõrgus Eestis ja Euroopas inimesi positsioneeritakse. Midagi täpsemat ei olegi olemas. Nüüd Ameerikas on veel üks meetod olemas, mida inglise keeles nad kõik ütlevad, positsioneerid mobiiltelefonit, te teete triangulationit. See on siis see, et kui ma võtan 3 masti ja mina olen siin keskel, siis kui ma panen iga masti selle banaani lõikuma omavahel, siis ma saan selle asukoha päris täpselt teada. Aga see on väga koormav mobiilivõrkudele. Ja seda reaalselt kasutatakse ainult pääste hädaabikõnede puhul. Ja kui tavaliseks asjaks, et anna mulle lähimad pitsarestoranid, keegi ei tee seda. Kuigi tehnoloogiliselt oleks võimalik. Ja ka see meetod sai üldse võimalikuks sellepärast, et Ameerika, meie mõistes sideamet, andis välja käsu, et kõik mobiilioperaatorid peavad hädaabikõnesid sellise täpsusega positsioneerima ja siis see muutus võimalikuks. Euroopas võeti vastu regulatsioon, kus oli öeldud, et mobiilioperaatorid peavad kõiki hädaabikõnesid andma päästeteenistustele sellise täpsusega, mis neil on. Ehk siis ülemise täpsusega. Ehk siis see sundus minna täpseks võeti ära. Ameerikas oli see alles ja siis, mis neil on, mul ongi ainult see ja siis antakse seda. Ja kui meie räägime nüüd nendest kaartidest, mille aluseks on positsioneerimine, siis me räägime seda sorti täpsusest, nagu seal üleval pool kirjeldatud on. Peaaegu, aga nüüd ma räägin veel juurde, et on veel. Nüüd järjest enam meie telefonidel on GPS-id sees. Aga seal saab juba GPS-i täpsusega. Ja seal ei pruugita üldse kasutada seda mobiilivõrku. See on nagu lihtsalt GPS. Aga mismoodi siis GPS toimib? Ja GPS toimub põhimõtteliselt samamoodi, ainult selle erinevusega, et see ei ole maapinnal, vaid on niimoodi ülespoole keeratud. Et siin on satelliit ja mõõdetakse põhimõtteliselt valguse liikumise kiirust sealt kõrgelt minuni siia alla. Ja kui ma ühe saan, siis sellega ei ole midagi teha, sellepärast, et see satelliit, ma saan satelliidist kaugusega mitte midagi rohkemat. Kui mul on teine satelliit, siis tekib juba parem, aga jällegi tulemuseks on ainult üks suur pikk joon ümber maakera, kus ma võin olla. Kui me paneme 3. satelliidi, siis selle tulemusena me saaksime teada, kus ma olen, aga veel kõrgust ei saa. Ja ongi niimoodi, kui on 4 satelliiti ja 4 satelliidi kaugus minust on määratud, siis ma saan nii koordinaadi kui kõrguse. Ja see on oluline erinevus GPS-i ja mobiilide positsioneerimise vahel, et mobiilide positsioneerimine ei anna kõrgust. Ja tänapäeva
mobiilides on need GPS-id sees üldiselt, jah? No kõik need smartphone'id või kus on suur ekraan, seal on GPS sees. Tavalised pisikesed? Nendel ei ole GPS-i sees. Nendel saab selle täpsusega, GPS-iga telefoniga saab selle täpsusega. Nüüd GPS-il on see häda, et ta ikkagi ei levi keldritesse, garaažidesse, isegi suurte kontorite, nõupidamiste ruumidesse ei ole näha. Akna all on näha, aga seespool ei ole. Ja siis need udupeened telefonid, mis meil on, kus on GPS sees, sellistel hetkedel, kus ta GPS ei saa, kasutab seda. On midagigi. Ja see ei ole ilmtingimata üldse väga paha. Nüüd on veel nippe, kuidas kasutatakse. On see nipp, et eriti linnakeskkondades ei ole ainult mobiilivõrk see, mis meile asukohta annab, vaid kogu linn on täis wifi tugijaamasid. Ja mida siis tehakse on see, et sisuliselt sa pead ära kaardistama kogu linnas, millised wifi tugijaamad siia kostavad ja kui tugevalt nad kostavad. Sisuliselt igal kohal, kus ma seisan, on olemas justkui sõrmejälg. Inglise keeles nimetatakse fingerprinting. Et kui ma selle koha peal olen, siis on mul need wifi purgid, mille nimed on kõik ju eraldi olemas. Et üks on tugevam, teine on nõrgem. Jällegi ma olen nagu siin tänava nurgas või teises otsas. Ja kogu linn on niimoodi kaardistatav. Mis sa arvad, kuidas seda linnu kaardistatakse? Kuidas saab kogu maailma kõik wifi tugijaamad? Kes see küll sõidab ringi ja kes see kaardistab? Meie ise. Nagu oma telefonidega? Jah. Et kellel on need nutitelefonid, seal töötab reaalselt niimoodi, et kui meie natukene korra paneme GPS-i sisse, siis ühtlasi vaadatakse meie ümber, sest wifi on ka ju mobiiltelefonides sees. Sealt saadakse teada, millised wifi tugijaamad on ümber kaudu. Sellest saab selle konkreetse koha jaoks üks sõrmejälg, siis see saadatakse Google'ile või Apple'ile, kes paneb selle ilusti kirja. Ja kõik me teeme seda, kogu aeg teeme. Ilma, et me selleks midagi teeme. Ja nüüd, kui juhuslikult ei peaks olema seda GPS-i koordinaadi kätte saada, siis võetakse sõrmejälg abiks ja kasutatakse seda. Ja ma võin GPS-i välja lülitada telefonil ja ikkagi ma saan suhteliselt täpse asukoha. Ja ma ei saa mitte seda, vaid ma saan seda, mida on täiendatud wifi tugijaamadega. Et kas ei oleks moraalne selle kõige juures lõpetada meilt telefonimaksu kasseerimine? Jah, no seal on telefoniraha küsivad meie käest nii telefonitootjad kui siis mobiilioperaatorid. Ja siis veel telefoni operatsioonisüsteemi tegijad. See kõik peaks tasuta olema? Jah, et nemad muidugi ütlevad, et see oleks pidanud olema 2 korda kallim, aga kuna me saame sinu käest seda teist ja kolmandat, siis see on nii hea hinnaga. On nende vastu väide. Aga jah, et meil on siis olemas lihtsalt mobiiltelefoni mastinumber ja koordinaat, siis on olemas see paranka, siis on olemas banaan, siis on olemas trianguleerimine, siis on olemas GPS, siis on olemas GPS-i puudusel wifi tugijaamade kasutamine ja neid võib kasutada siis vastavalt olukorrale. Telefon ise mõtleb, et seda ma ei saa ja toda saan ja siis leian selle asukoha. Need on meetodid on palju. Ja siis on veel üks asi, et need GPS-id, kui te näete oma mobiiltelefonil niisugust lühendit nagu AGPS, osadel, või enamasti, kus on GPS, tegelikult on juba AGPS. AGPS on nüüd see, et osa infot asukoha määramiseks tuleb otse satelliidilt ja osa tuleb mobiiloperaatori kaudu, siit andmeside kaudu juurde. Piltlikult on niimoodi, et kui ma lähen kuskil baari, kus on hästi mürarikas õhkkond, siis ma näen, et keegi räägib, aga ma ei saa aru, mis ta räägib. Siis see, et kuna keegi suu lahti tegi, see tuleb justkui satelliiti pealt, aga see tekst, see subtiitrid tulevad mobiiltelefoni operaatorite alla. Mõtle, kui mõnusaks baari lähed, kuskil suur kisakära ja siis vaatad kedagi ja subtiitrid jooksevad alkohol. GPS töötab niimoodi. See on subtiitrid mobiiltelefoni operaatori poolt ja need on GPS-i satelliidi signaalid. Ja siis on võimalik tulla olukorda, kus satelliit ei ole nii hästi näha. Rohkem siseruumidesse, rohkem keldrisse ja suurtes linnades on need
inglise keeles on urban canyons ehk kõrghoonetega palistatud tänavad. Need on ka juba nii kitsad, et sealt taevast ei ole üldse näha ja satelliite ka ei ole näha. Et selles olukorras ka GPS jääb tihti hätta ja siis see AGPS aitab välja. Ja kui AGPS ei ole, siis kasutatakse neid asju siin. Nii töötab mobiilide positsioneerimine. Nüüd ma sain aru. Väga põnev.